Täna on saates meie podcasti noorim külaline, kes alustas oma ettevõtluse karjääri kõigest 2 aastat tagasi, kuid teeb oma ambitsioonikuse ning projekti suurustega juba silmad ette. Gümnasist, kelle esimeseks kasumlikuks tegemiseks oli Nopi üles projekt, mille raames müüs ta eneseabi märkmikke ning annetas heategevuslikus korras laste ja noorte kriisiprogrammile 3190 €. Robin on pälvinud Tallinna noorte suured teod, tunnustuse ning asutanud koolielu kõrvalt 2 töötavat ettevõtet. Täna töötab Robin peamiselt turundusjuhina TikToki sotsiaalmeediakanalis ning on Eesti esimene märkmikraamatu autor. Räägime saates, mis on TikTok ning kuidas selle platvormiga raha teenida, kuidas on Eesti Laul, Vapiano ja Tuuletõuksid Robiniga seotud ning millised ettevõtteid erinevates sotsiaalmeediakanalites turundada. Tere Robin! Tere tulemast saatesse! Aitäh, et kutsusite! Robin, sa oled meil saates kõige noorem praegu olnud, aga mulle tundub, et Maks tegus lihtsalt õptus, kuidas see su ettevõtluse teekond siis alguse sai ja see kihk? No kuule, väga siuke crazy teekond on olnud tegelikult, aga ma arvan, see ettevõtluspisik mul on lapsest saati tegelikult olnud, kui ma tagasi mõtlen, et ma olen alati juhtivusrollis olnud või mulle on meeldinud ikka asju juhtida, et ma ei ole seda või ma ei taha kellelegi ära anda, et ma tahan ikka ise juhtida ja inimesi kaasata, et jah, juhtiv roll on ju. Aga muidu ettevõtlus kui selline, ma arvan 14-aastaselt tekkis siuke esimene mõte, et aga äkki ma loon oma ettevõtte kunagi. No siis see oli veel kauge mõte, tolleaegne treener oli mul, ma käisin tantsimas väga pikalt tegelikult, 9 aastat tantsisin hip-hopi, Jazzy Street tantsukooli, siis mul oli väga imeline treener Tauri seal, kes siis andis mulle kätte sellise raamatu nagu Rikas isa, vaene isa. Et seal tantsukoolis on suur rõhk ka õppimisel. Ja siis ta andis mulle selle raamatu ja ma mäletan, et ma 14-aastasena lugesin seda ja ma mõtlesin, et oi, et palgatööle ei peagi minema või et ma võin ise ka tööandja olla. Ja see oli nagu esimene see, et ei olnud nagu kohale jõudnud, et mul on ka tegelikult see võimalus. Ja siis see nagu jõudis kohale. Ja siis ma põrgatasin seda mõtet, mul oligi peas, et okei, ettevõtlus, aga siis see oli hästi kauge veel kuidagi. Aga siis ma mäletan, koroona tuli, ma olin siis 16 äkki juba. Ja siis ma mõtlesin, et tahaks midagi lahedat teha. Istusin seal kodus, mõtlesin. Ja siis tekkiski siuke idee luua märkmik. Ehk siis see oli siis, ma olin näinud hästi palju märkmikke, mul ükski ei sobinud, ma tollel ajal olin väga suur märkmiku kasutaja. Ja siis need nagu ei sobinud mulle väga ja siis tekkiski siuke idee ise üks märkmik kokku panna ja siis rääkisin paari tuttavaga ja jõudsin siis sellise projektikonkursini nagu Nopi üles ja siis valmiski 4 kuuga siuke märkmik nagu suudan, muudan, saavutan, ehk siis mu praegustele tegemistele siuke alus tegelikult. Suudan, muudan, saavutan, siis see oli siis heategevuslik projekt tegelikult, et kõik märkmikud, mis me siis ära müüsime, 3190 € oli vist see kasum, mille siis annetasime laste ja noorte kriisiprogrammile, ehk siis noored või lapsed, kes on vanema või vanemad kaotanud. Eks see annetus läks sinna ja see projekt selles mõttes ta oli edukas ja ta pälvis tähelepanu. Ma sain Tallinna noorte suured teod ära märgita auhinna, midagi sellist oli, nüüd ei mäleta enam 3 aastat tagasi. Aga projekt jah, ise oli väga edukas, see andis mulle selle esmase ettevõtluskogemuse, et kuigi ta oli heategevuslik, aga see oli ikkagist ettevõtmine selles mõttes. Jah. See on hästi tore, et sa hakkasid tegema sellisest kohast, et sa tahtsid katsetada nagu seda tegevust iseeneslikult, aga sa tegid seda nagu nii-öelda, kus ma ütlen, väga isetu tegemise kombel, vaata. Et see on hästi kihvt, et sul ei tekkinud seda survestatust taha kohe, et sa peaksid ilgelt nagu raha teenima, kuigi mida rohkem sa saad annetada, seda parem on loomulikult, on ju. Aga kas sa mäletad kuidagi, kas oli ka mingi selline roll või keegi eeskujuna, kes soovitas sulle, et võiksid, on ju, et sa räägid, et sul tantsukoolis nagu suunati sind nagu õppima rohkem, aga kas sul näiteks peres või kuskil lähiringkonnas oli sul mõnda inimest, kes sind innustas? Jah, tantsukooli põhjalt eneseareng oli seal hästi fookuses, aga tegelikult projektiga oli mul üks sõbranna, Erika,
ta on must 5 aastat vanem, ehk siis ta juba teadis, ta oli ise projekte hästi palju teinud. Ja siis ta soovitaski, andis mulle ühe kontakti, Riin Luks, kes siis vedas eest Nopi üles projekti konkurssit, mis oligi siis noortele siis võimalus oma kodukohas midagi luua, midagi arendada. Ja ma siis tegin, ma mäletan, ma olin hästi närvis, sest ma tegin, minu jaoks oli nagu selline suur pitch tema jaoks, aga tegelikult ta lihtsalt tahtis ideid kuulata ja talle väga meeldis. Ja siis läkski tegelikult väga hästi ja ma esitasingi projekti ära. Aga pere poolelt on alati toetus olemas olnud. Ema, isa, õde, vend, kõik sõbrad on alati toetanud kõiki mu tegemisi, seega see tugi on alati olemas olnud. Emaga ma alati räägin ikkagist kõik otsused läbi, arutame koos ja jah, see on nagu suur tugi kindlasti olnud. Mis on sinu see X-faktor, et kuidas sa jõuad ja viitsid, et võib-olla mõni teine gümnasist ei jõua või isegi ei mõtle selle peale? Kas sa leiad, et sa oled kogu aeg siuke ettevõtlik olnud? Ja, ettevõtlik olen alati olnud, aga ma arvan, mul on see töökus on ühendatud kirega. Kirg, ma arvan, on just see keyword siis. Aga jah, kirgdistsipliin, töökus ja tahe midagi luua. Ma arvan, see on alati olnud, et projektiga ka, et miks ma ei hakanud kohe ettevõtet tegema, vaid ma pigem tahtsin projektiga alustada, see oli võimalik midagi luua. See idee seal taga ei olnudki siis raha teenida. Oli midagi lahedat luua, see märkmik kokku panna ja ka kogukonnale tagasi anda ja annetada. Vot. Kas sealt, Mul on huvi ka küsida, et sinu enda klassikaaslased, kas sa tunned, et ka kindlasti koolis siin pannakse tähele, ma usun? Jah, ikka. Et päris palju, et kas sa tunned, et oled ka teisi võib-olla natukene innustanud, et saad ikkagi päris vingi eeskuju neile? Ja ma loodaks, et olen. Inimesed on ikka tulnud rääkima, see on alati südantsoojendav, et väga toetatakse tegemisi, aga 21. koolis käin, et meil on üldse väga ettevõtlikud noored, ettevõtlikkus on üks kooli väärtus tegelikult. Ja mul sõprusringkonnas, tutvusringkonnas väga palju ettevõtlikuid noori, kes siis õpilasfirmasid lõid lõid siis ja üldse inimesed mu ümber on ka sellised ettevõtlikud ja toetavad. Sa rääkisid saateväliselt korraks ühest huvitavast asjast, mis te pidite 10. klassis tegema? Ja. Student Network, mis on siis 21. kooli selline kõige staažikav õpilasfirma. Ollakse väga uhked selle üle, et see on nüüd siis, meie olime 10. juhatus, nüüd meie järeltulijaid, nüüd ongi 12. juhatus see aasta, et meie rebased praegu tegelikult siis juhivad seda, aga jah, Student Network on siis selline platvorm või selline teenus tegelikult, kus gümnaasiumi õpilased annavad siis põhikooli noortele õpitunde. Ja tegelikult jah, mis 12 aastat tagasi oli meil aasta 2011, siis ta võitis kõik Eesti õpilasfirma võistlused ja siis nad otsustasid, et kuna see oleks kõige loogilisem õpilastelt õpilastele ikkagist teenus, et nad 30-aastaselt enam seda juhi on ja siis nad andsid selle õpilasfirma edasi. Nüüd see ongi ainuke õpilasfirma, mis on tegelikult siis aastast aastasse on uuesti registreeritud ja ta ongi siis antakse alati 10-ndikele, et tegelikult õpilasfirma programm on siis 11. klassis. Et ongi need, kes Student Networki 10. juhivad hästi tihti ja teevad ise 11. ka õpilasfirma. Meie seda ei otsustanud, tollel hetkel ma juba ise alustasin oma ettevõttega, aga ta oli väga väärt kogemus ja see ka kindlasti andis sellise, mitte nüüd esmase, aga juba järgmise ettevõtluse kogemuse. Sa rääkisid oma sellest märkmikust, kas sealt sündis, sellest projektist sündis ka mõte sinu oma ettevõtte siis märkmikuna püstitada? Sellest SMS märkmikust nüüd mõtta, et suudab muuda soovitan. Ja see oligi siuke piloteerimine tegelikult. Ja siis, kuna sellel läks hästi, siis nagu protsess ka jätkus. Aga tegelikult mul jäi ühele su küsimusele vastamata, sa küsisid, et kuidas mina viitsin ja teised gümnasistid ei viitsi. No ma ei tea, kas see küsimus tegelikult selles on, ma arvan, et ma ei suuda lihtsalt niisama istuda ja tegelikult mul on nagu võimalused nagu teele sattunud või mul on mingid ideed tekkinud, ma olen tahtnud kinni haarata,
aga see on tegelikult väga väsitav olnud. Ma ei tea, kas ma soovitaks gümnasistile kõrvalt ettevõtte luua, sest see teekond on olnud väga keeruline ka tervisele tegelikult, et läbipõlemine ja aja planeerimine ja kõik muud teemad on nagu väga relevantsed. Kas niimoodi siis sinu enda märkmik on sulle ka olnud toeks siis läbi kogu selle teekonna? Kusjuures on, et kogu see teekond on nagu toetanud ikkagist, et see teadlikkust vaimsest heaolust ja nendest tehnikatest on ikkagist kasuks tulnud. Ma küsiks veel nagu ka selle nurga alt, mis sa ise tunned, et mis sa oled pidanud millestki ka loobuma, sellepärast, et oled ettevõtlik, et tahes-tahtmata on väga palju otsuseid, mis pead ette võtma, mõtlema läbi, inimestega kohtuma. Ise oled samal ajal gümnasist, tahaks ka sõpradega võib-olla välja minna ja teha toredaid asju. Et kas sa ise tundsid, et pidid millestki loobuma selle nimel? No lõpuks kõigil on 24 tundi ööpäevas, on ju, et kõik ei jõua ja eks teatud hetkedel ma pidin teatuid asju ohverdama, et kui ma märkmiku kirjutasin 2021 suvel, no ma olin suhteliselt isoleeritud ikkagist, et minust sai kirjanik üle, on ju, et ma 3 kuud kirjutasin tegelikult enesearmastikku, mis on siis vaimse tervise märkmik. Et see oli päris pikk protsess, see põhines teadustöödel, raamatutel, mõtlesin harjutusi välja ja kinnitasin seda siis psühholoogidega ja see oli tegelikult väga pikk protsess, aga ma olin tõesti isoleeritud, hommikust õhtuni kirjutasin, võtsin küll aega endale, ma olin teadlik sel hetkel juba, et see ei ole nagu tervislik nagu hommikust õhtuni niimoodi, et see ei ole väga jätkusuutlik niimoodi töötada, aga ma tahtsin selle enne sügist valmis saada, sest ma teadsin, et 11. klass algab ja siis mul ei ole enam nii palju aega. Et see fookus oli mul 2021 suvel oli see märkmik valmis saada, aga millest ma loobunud veel? No see on teatud hetkedel on ju, et ma ikkagist üritan seda balanssi leida, et nüüd viimane aasta vähemalt ma olen ikkagist proovinud tööelu ja eraelu nagu jagada, et ikka jõuan nagu sõpradega ka söömas käia või jalutamas. Et ma arvan, see balanss on tegelikult väga oluline, ma õppisin seda just siis sügisel talvel, nüüd see aasta oli väga keeruline aeg, selles mõttes ma arvasin, et ma suudan, kui ma 11. klassis siis lisaks märkmikele turundusagentuuriga alustasin, et ma jõuan, et oli väga hea võimalus, aga ma ei pannud tähele, jõudis ikkagist läbi põlemiseni, mis siis nüüd võtab endiselt aega, et sellest välja tulla, ma olen koormust vähendanud ja nüüd tegutsen pigem rahulikumalt, ei võta uusi kliente juurde ja pigem stabiilsena, et ikkagist tervist hoida. Aga seda ma tegelikult ei märganud, kuni siis see hetk kätte jõudis, mis läbipõlemisega ülitihti on, et kuigi ma isegi ei töötanud iga päev niimoodi, et peale kooli ööseni, et see ei olnud see, vaid mul oli hästi suur vastutus, kuna kliendi nimed, väga suured ettevõtted Eestis, ma arvan, see vastutus mattis mind tegelikult rohkem, et mul on töötajad, mul on esimene juhi kogemus, ma tahan endast parima anda, ettevõtet ehitada, samas koolis on ka vaja käia, on ju, ja tahaks ju puhata ka vahepeal, et kõik see, ma arvan, mattis mind ja ettevõtte poolt siis see vastutus, mul on hästi kõrged standardid endale, et see vastutus võib-olla koormas hästi palju ja ma ei saanudki sellest aru, kuni see hetk käes oli. Aga nüüd ma olen muutusi elus teinud ja suvi hakkab kätte jõudma ja kool lõppeb ära, ehk siis nüüd ma saan tegelikult ka tegeleda sellega, mis mulle päriselt meeldib ja mu tervis on ka paremas kohas. Aga see on üks asi võib-olla, mis on kõige suurem selline muutus või mingi asi, millest ma tegelikult ikkagist pidin loobuma, et ma andsin mingil määral järele tervisega, et jah. Kas sa tahad jagada, kuidas sa jõudsid sinna, et ma saan aru, nüüd su timeline on selline, kus sa nagu alustasid selle väikse projektiga, on ju, selle heategevusliku projektiga ja siis sa kuidagi hästi loomulikult liikus sealt edasi nagu märkmikute tegemiseni ja siis sa läksid selle turundusosani, saan ma õigesti aru, et on ja, ehk siis 2020 oli projekt, 2021 kevad suvi kirjutasin märkmikke, 2022 alguses oli Bullet Journey launch
ja 2022 kevadel ma hakkasin ka juba turundusega tegelema. Räägi mulle kõigepealt, hakkame siis nagu kronoloogilises järjekorras, et sellest projektist sa rääkisid, et see oli väga edukas. Kuidas su oma see märkmiku loomine, kuidas see välja nägi, kas sul oli prototüüpe palju? Kuidas see asi ja toimis aga miks just sa mainisid jah, et sulle meeldivad märkmikud, aga sa võtsid ette, ma natukene kodulehel vaatasin, et tõepoolest selle lihtsalt märkmik, sul on seal päris palju teksti ja sa ise mainisid ka, et sa lasid ka psühholoogidel selle üle veel nagu vaadata ja see tõesti tundub nagu väga mahukas töö, et sa võtsid nagu just selle sellise nurga alt ka, et miks just niimoodi sa otsustasid selle ette võtta ja millal jah, sa tundsid, et nüüd on valmis. Eks siis jah, Planner on tõesti märkmik, see aitab siis eesmärke paremini saavutada, aga seal on nüüd täiesti uudne süsteem, et see ei ole siis kuupäevadega märgitud, aga sa saad ise siis kuu nimetuse panna, seal on siis harjumuste osa loomulikult, aga see bullet journaling süsteem, mis seal siis kasutatud on, see on nagu pigem esmakordsem, kuidas siis tegevusi planeerida. Ma nüüd siin detailidesse ei lähe, et igaüks saab ise vaadata. Aga see on niisugune esmakordne, et seal on siis niisugune uudne süsteem. No ja siis igasugused lisavidinad ja asjad on ka seal juures, et jah. Aga enesearvestik nüüd see on tõesti ikkagist raamat, et ma kutsun mõtlesin uue sõna välja, märkmikraamat, et ta tehniliselt jah, ikkagist pool seda, ta on 200 lehekülge, et pool sellest on ikkagist tekst. Et ma tean, kui ma selle valmis kirjutasin, ta oli ikkagist umbes 50 A4 lehekülge oli teksti siis, et A5 peal tulebki 100 lehekülge siis on ju umbes. Et väga keerukas protsess oli, aga kui prototüüpidest rääkida, kusjuures ma mõtlesin sellele ja vist oligi nagu üks tegelikult, et ma kogu aeg lihtsalt täiendasin seda, et mul oligi, ma pidin ju õppima nüüd ära, kuidas siis graafilist disaini teha, et Adobe InDesign ja Illustrator ja täiesti uus maailm, et minu jaoks täiesti null kogemust, et projekti ajal mul oli tegelikult üks tuttav, kes mind aitas graafilise disainiga ja ma arvan, sealt ma sain mingi baasi, aga nüüd siis bullet journey märkmikega ma pidin täiesti ise kõik tegema ja tegingi täiesti ise. Et Planner võttis siis kuskil märtsist juunini äkki aega, siis ma tegin hästi rahulikult kooli kõrvalt. See oli siis 10. klassi lõpp äkki. Jah, vist oli. Ja siis enesearvestikku ma tegin juunist septembrini. Ja millal ta valmis sai? No selles mõttes ma usaldan südametunnet hästi palju, et kui ma ise tundsin, et kuule, täitsa hea on, siis ta nagu valmis tegelikult oli, aga väga palju muutusi oli. Alguses ma arvan, panin rõhku sellele, et ma saaks esimese sükse disaini variandi valmis, disaini elemendid ja tegelikult sealt edasi oli kergem liikuda, et alguses palju ma neid erinevaid stiile katsetasin, neid siis 20 on ja vaatasin üle, kustutasin ära, ei meeldinud. Ma tean, et ma valisin ainuüksi enesearmastikul on siis põhi on beež ja peal on siis roheline ja roosa. Ma valisin seda rohelist tooni umbes 8 tundi. 8 tundi ma vaatasin erinevaid rohelisi toone läbi ja proovisin neid siis paari panna selle roosaga. See oli mu 1 päeva töö. See on minu masti inimene. Ma olen täpselt samasugune. Ja siis vaadatakse, et mehed nagu näevad, et roheline on roheline ja punane on punane. No näete. Ei ole. Tõesti, üks ei sobinud selle beežiga ja ma lõpuks käisin neid variante ikka väga palju läbi. Vahepeal üldse mõtlesin seal oranži peale, nüüd mõtlesin, issand, kui ma selle välja printin, see on ju täielik ju, see läheb väga koledaks. Et jah, aga jah, nii. Kui sa selle valmis said, kas sul olid siis teist kasutajad ka või kuidas sa ise näiteks kirjeldaksid nii-öelda, müüksid oma toodet näiteks sellises näites, et milline näeb siis sinu päev välja, kui sa täidad seda näiteks seda plannerit? Kõigepealt vastates esimesele küsimusele, kas oli testgrupp, projekti raames kasutasin seda varianti, see oli väga edukas, kasutasin ka siis bullet journey algul. Inimesed andsid tagasisidet, kus jäi vähe ruumi kirjutamiseks ja erinevad siis, mis neile meeldis, mis ei meeldinud, et sai siis veel kohaldada, sealt ma sain tagasisidet. Kuigi tagasiside oli väga hea, ehk siis ma väga palju lõpuks muutma ei pidanud. Aga teine küsimuse pool, et märkmiku kasutajapäev. No Planner, kes on tegus inimene, tahab, hästi paljudel meeldib ise kirja panna. Et nüüd ma Plannerit kasutasin päris pikalt, aga siis mul ikkagist tekkis nii palju asju ja erinevaid mõtteid, et ma nüüd kasutan ikkagist kõrvalt Notionit ka, et paremini oma asju planeerida.
ja kuna mul kõik asjad on arvutis, siis nüüd ma olen natuke märkmikest võib-olla välja kasvanud, et see on minu areng olnud nüüd 3 aastaga, et nüüd ma olen rohkem siin nutiinimene, aga enesearmastik, no seda ma soovitaks igale ühele, psühholoogid, kellega ma siis koostööd tegin, Marleen Tammsaar-Ojamets ja Ingi Roos. Nemad siis kinnitasid kõik info üle, vaatasid, lisasid, et no ei ole eetiline anda välja vaimse tervise märkmikku, kui sul ei ole vastavat haridust. See oli algusest peale, et mina ei hakka lihtsalt tühja kirjutama, et mul on ainult enda kogemus, on ju, et see ei pruugi olla kasulik teistele, ehk siis see pidi olema mitmekülgne ja kõigile siis mõistetav. Ja siis psühholoogid vaatasidki kogu asja üle, lisasid ja tegelikult kokku tuli siis selline väga uudne toode, mida ma vähemalt Baltikumis vaatasin kõik enesearmastuse siis märkmikud tegelikult läbi. On rohkem suunatud sellised, mis on siis võib-olla kehapositiivsus ja rohkem naistele, enesearmastik on kõigile ja see on rohkem siis vaimse tervise pool, et see ongi jagatud 4 osaks. Mina ise, minu heaolu, mina teistega ja minu mõtted. Ehk siis alguses tegelikult räägibki perekonnamustrites, minu mõtted keskendub emotsioonidele ja mina teistega siis, millised mu suhtlemismustrid, käitumismustrid on ja minu heaolu võtab kogu selle asja tegelikult kokku ja seal on erinevad sellised abitehnikad. Kas see on selline märkmik, mida sa ka täites ja hiljem saad võtta kätte suvalise koha pealt ja sa leiadki sinna mingisugused head need ahaa-momendid uuesti? Ja enesearmastik küll, et esimesena ma soovitaks need algusest peale täita, niimoodi, et alustad algusest ja sest ta nagu kuidagi on jätkuv, aga kui sa kõik oled ikkagist läbi vaadanud, siis lõpuks võid ükskõik kuhu tagasi minna, vaadata uuesti üle, ma ise ka vahepeal võtan ikka mingi lehekülje lahti ja vaatan uuesti, et seal on väga palju informatsiooni, mida ma ise ikka ei oska jälgida, mida ma ise pean õppima, et on nagu selles mõttes väga-väga informatiivne, ta tegelikult võtab päris kaua aega, et läbi töötada ja ma ei teekski seda korraga, et esimese osa ma kindlasti töötaks alguses läbi, aga siis võiks nagu jagada, et mis rohkem kõnetab ja märkmikraamatus on ka kirjutatud, et kui mõni osa tundub ikkagist koormav, et praegu see ei ole minule, siis mitte seda täita. Ta on nagu selline terveks eluks väike selline, et ongi nagu enesearmastusraamat. On, tegelikult on raamat praktiliste harjutustega. Aga seal on ka need osad, kus sa saad ise juurde kirjutada mõtted, eks ole. Kas siis mingi eluetapp, kui sa tunned, et sa oled juba teiseks inimeseks muutunud, et tasub võib-olla siis uuesti endale soetada ja pärast saad võrrelda? Jah, et saab reflekteerida, on ju. Et ma peaks tegelikult ka oma vastused uuesti üle lugema nüüd, sest ma täitsin seda ju esimest korda ju, kui ma tegelikult neid harjutusi ju kokku panin, et ma katsetasin enda peal. Kas kõik need tarkused sa arvad, sa mainisid JJ Streeti, et seal oli hästi enesearengule suunatud ka nii-öelda peale siis tantsimise. Kas see oli siis see koht, kus sa hakkasid aina rohkem uurima neid teemasid ja siis sealt saigi see sisu kuidagi alguse nii-öelda? JJ Street jah, hästi enesearengule keskenduv, et aga jah, enesareng, et see baas tuli kindlasti sealt ja sealt sai ka ilmselt siis SMS-märkmik sükse jätku võib-olla loogiliselt, aga enesarmastik see tuli nagu eraldi ikkagist juurde võib-olla, mida ma siis ise nägin või tundsin või kogesin. Et täitsa enda kogemuse põhjal, mis sa, aga kas mingite teiste raamatute põhjal on see siis valminud või täitsa nagu sinust enesest või 50-50? Ikkagist, see ei ole ikkagist kogemuse põhjal, et see on ikkagist informatsiooni põhjal on, et siis mingi skelett oli sinust endast nagu tuleneb. Jah, kindlasti, eks minu mõtted ikkagist ju tulevad sealt läbi, et kui ma kirjutasin selle, aga see põhineb ikkagist teadusartiklitel, raamatutel, ma lugesin vist umbes 25 psühholoogia raamatut Kanani läbi selle sama 3 kuu jooksul. Tegelikult 1 kuu jooksul, sest ma kõigepealt lugesin kõik läbi, panin kirja mõtted, et võib-olla mida saaks ühendada. Kõik raamatud on lõpus ilusti viidatud ka, et kui mingid mõtted on ikkagist kellegi teise poolt, siis need on ilusti viidatud. Ja. Wow, ma väga imetlen su põhjalikkust. See on hästi haruldane omadus inimestel teha midagi hästi suure südamega, kui sa lähed süvitsi.
et ise teada vastuseid pärast, kui keegi sinult ka küsib, et kus sa said selle mõtte, on ju. Ja kui keegi küsiks, kas ma kirjutaks uuesti raamatu, siis praegu ma ütleks ei, see oli väga raske kogemus. Selles mõttes see võttis nii läbi. Mul oli väga tugev eesmärk, kui ma täna mõtlen, kas ma kirjutaks uuesti ühe raamatu. Ma hetkel tõesti ei jaksaks, see oli väga väsitav kogemus selles mõttes, et ja vastutus on ju, et sa ütlesid, et ma tahtsin põhjalikult teha ja ma ei tahtnudki niisugust poolkõva märkmikku siis välja anda, et ma tahtsin ikka kokku panna toote, millesse ma ise ikka usun. Ja mindselt usun ja psühholoogid endiselt soovitavad oma klientidele. Haridusamet on korduvalt tegelikult ostnud märkmikke, nad jagavad üritustel noortele. Kusjuures ainult noored ei osta neid märkmikke, selles mõttes vanusegrupid on seinast seina selles mõttes, et see sobib kõigile ja endiselt ma soovitan seda soojalt. Nagu sa ütlesid ka, et tegelikult ta katab ju põhimõtteliselt tervet elukaart, et sa võid ju alati tagasi minna. Sa tegid nii suure töö, nii väikese nagu ajaraamistiku sees. Kas sa mainisid korra ennem läbipõlemist, on ju, kas see tuligi vaikselt, kas sealt kuskilt ligi tulema või see tuli siis, kui sa otsustasid ka sinna turunduse juurde võtta? Ma mõtlesin tagasi sellele tegelikult päris pikalt. Ma arvan, et võib-olla kus siuke tõsisem võib-olla läbipõlemise alge tekkis ikkagist nüüd 2020 aasta sügisest võib-olla, et kui siis turundusettevõtte juurde tuli, et jällegi võib-olla tundides, põhitöö oli just kui kool on ju 8 tundi, et sa teedki põhitöö ära, et isegi, kui ma sinna õhtule siis planeerin 2-3 tundi tööd või tavaliselt ikkagist vähem, et ma võib-olla sain juba koolis midagi teha või niimoodi, et ja põhitöö ma tegelikult planeerisin turundusega nädalavahetustesse, et ei olnud seda aega, et jah, võib-olla ma peale kooli kella 4 kuni ööse kella 12 ei teinud, et see on nagu füüsiliselt nii koorma, aga jällegi see vastutus oli see, mis minul vähemalt selle läbipõlemiseni viis. Ja ma mõtlesin tagasi ikkagist, vahepeal oli suvi vahel, ma arvan sellepärast, kui ma märkmikute teema oli, siis ei mõjutanud mind nii palju, et võib-olla ikkagist ta pani mingi sellise rõhus, aga päris siuke alge ja sügisest ja nüüd, kui ma mõtlen tagasi, jah, et november oli juba päris raske, aga siis tuli detsember vahele, korra taastusin, sain aru, et päris raske on, et võtta hoogu maha, aga siis ma võtsingi sellest ajast hoogu maha, aga siis kahju oli juba tehtud ja veebruarist oli täielik auk. Aga räägi sellest turundusest, siis mis sa teed seal turundusvaldkonnas ja inimestele, kes kuulavad meid, ma pean ütlema, et meie saate kuulaja keskmine vanus on ikkagi meie vanused, ehk siis siuke 35 on ju. Mis sa teed ja mis see on, mida sa teed? Ma teen TikTokke. Ja mis see TikTok on ka üldse? Okei, mulle meeldib seda öelda, et ma teen TikTokke, sest ma olen selle üle väga palju nalja visanud, et kui on artiklites mainitus, siis on olnud hästi TikTokker Robin Bass, ehk siis on siuke mõjuisiku staatus pandud tegelikult. Ma järgmine kord lasin neil parandada, et ettevõtja ja TikToki siis turunduse spetsialist on, mulle meeldib ikkagist rohkem, et ma ei laskunud sellesse TikToki maailma siis sellepärast, et mulle väga meeldib lühikesi videoid teha, vaid sellel hetkel ma nägin väga head turundusvõimalust. Aga mis on TikTok? See on lühivideote platvorm, kui me võtame kokku selle. Et jah, lühivideod, aga nüüd juba pikemad ka, aga ikkagist alla siuke minuti on kõige tihedam. Ja ma küsin lihtsalt, minul ei ole TikToki. Ma tahaks, et nagu, ma olen nii võhiks selles asjas, nagu Instagram on maks, kuhu mina lähen. On ju. Kas TikTok on sarnaselt nagu Snapchat, et sul on ainult nagu 24 tundi siis video seal? Ei. See nagu säilub sinna, jah? Jaa, see säilib. Ta on nagu Instagram, aga lihtsalt veel lühemad nagu versioonid või? Seal ei ole siis neid poste ei arvata. Educate me, ma ei tea midagi aru. On. Ehk siis ikkagi saad postitada, see jääb sulle feedile, aga Instagramiga erinevus on ikkagi see, et põhifeed siis, kus sa scrollid Instagramis, sa näed enamasti siis postitusi siis kontodelt, keda sa ise jälgid, kuigi vahepeal nüüd tuleb on ju mingi see explore postitused, et vaata ka seda või reklaamid on ju. Aga see on nende siis põhifookus, aga TikTokis on põhiline siis ajajoon või feed on siis for you page, ehk sinule lehekülg, kus siis sa põhimõtteliselt scrollid videoid, sa ei pea isegi neid kontosid jälgima ja need tulevad sulle ette. Ehk siis see on põhiliselt ikkagist algoritmi erinevus ja nüüd Instagrami Reels ja Facebooki näiteks Watch ja YouTube Shorts ja Snapchat siis mingi uus see vidin oli
et need on kõik siis tegelikult selle järgi ennast võtnud, on ju, et Reels on täitsa edukalt toimis Instagramil, aga muud ikkagist ei küündi sellele tasemele, mis on TikToki for you lehekülje algoritm. Vot. Kas see TikTok on tõusev trend ainult noorte seas või on ta ka laienenud nüüd, kuidas sinu hinnangul, on ta läinud ka vanematesse? Ja laieneb täiega. Mul isa tõmbas TikToki, no mu isa on 40ndate lõpus on ju, et täiega fännab, vaatab, seal on mingid autovideod tulevad ette või midagi siukest, et ta on ju reaalselt ju for you lehekülg, eks ta ju söödab sulle ette ju sisu tegelikult, mida sa ise tahad näha, on ju. Et mul on hästi palju reisi TikTokke minu enda kontol, on ju. Kui ma vaatan, kui ma brändide jaoks siis mõtlen sisu inspiratsiooni ja vaatan, mis trendid siis parasjagu on, siis mul on ikka ettevõtte konto ja seal mul on nagu väga spetsiifiline sisu, aga enda kontole hästi palju reisi TikTokke ja väga meeldib vaadata retsepte ja fashionit natuke ja. Mis tahtsin küsida, et kuidas sul tead sa seda taustalugu ka, et kuidas see TikTok siis su seda algoritmi nagu kalkuleerib, et Instagramil on see, et nii palju, kui mina vähemalt tean, võib-olla, ma ei tea, correct me if I'm wrong, aga seal on nagu see, et mitu sekundit sa ühe selle video peale jääd, kas TikToki algoritm arvutab ka ennast selle järgi, vaata sa ütled, et need on lühemad videod, eks ju. Et kuidas ta hakkab sinu seda for you page siis nagu kalkuleerima? No Reels on tegelikult TikToki põhjal tehtud, on ju, ilmselt. Aga rääkides sellest algoritmist, see on soovituspõhine põhimõtteliselt, et kui ühele meeldib video 1, 2, 3, 4, teisele 1, 2, 3, 5 ja kolmandale 1, 2, 3, 6, kuna kõigile meeldisid video 1, 2, 3, siis ka teistele ta näitab siis 4., 5. ja 6. ja nüüd mõelge seda hästi suurel skaalal. TikTokis on miljard siis kasutajat üle maailma ja nüüd pange kogu see sellisesse võrgustikku ja ta saadab neid siis hästi kiiresti on ju niimoodi, et talle meeldis, talle saadab hästi kiiresti, kogu see asi toimib. Soovituste põhine ja samamoodi siis nüüd, kuidas siis ta ühe video edukaks loeb, on number 1 on siis vaatamise aeg, watch time, ehk siis kui protsentuaalselt, kui palju siis ühe video ära vaatab, kui meil on 7-sekundiline video, siis peaks täielikult ära vaatama, kui on 15 sekundit, siis 10 sekundit umbes, kui on 30-sekundiline video, võiks 15 ära vaadata ja kui on minutiline, siis 30 sekundit on ära vaadanud, on edukas video. Ja siis niimoodi ta number 1 ta ikkagi selle watch time'i järgi siis saab aru, et nüüd on tegu eduka videoga ja siis ta soovitab seda edasi. Vot. Ma tahaks minna selle juurde, et kuidas sa jõudsid turunduseni, et miks just turundus pärast märkmikke tuli sul ette ja miks sa siis valisid TikToki? Kusjuures see on nüüd huvitav. Ma siis üks öö magasin või poolunes olin, see oli siis 2022 kevad umbes. Ja ma ei tea, tollel hetkel ma mõtlesin hästi palju ärimudelitele mõtlesin ja siis tuli pähe, ma tegin tollel hetkel Bullet Journey'le enda ettevõttele TikTok hästi tihedalt. Ma nüüd mõned kuud ei ole sellega tegelenud, tegelikult seal on 5000 jälgijat, ma kasutan seda nüüd tegelikult edasi, et seal on päris suur fännibaas tekkinud, see oligi siis tegelikult vaimse heaolu sisu, mis oli Eesti siis, meil on väikene tuletõrje nüüd läks mööda siit, aga Eesti siis TikToki maastikul tegelikult väga uudne sisu, et hästi palju tollel hetkel oli siukest, rumalust, on ju. Väga meelelahutuslikku sisu, ma ei ütle, et minu oma meelelahutuslik ei olnud, aga see oli informatiivne pool taga. Ja see lõi läbi 5000 jälgijat, praegu nüüd ma sellega ei ole jõudnud tegeleda, aga mul on ikkagist ajusopis, ma võtan selle kindlasti uuesti ette, arendan enda persooni brändi välja, siis ma sain aru, et mul on fänniklubi tegelikult tekkinud, et on paar korda tänaval ikka tuldud pilti küsima ja ma mõtlesin, et vau, et see on tegelikult huvitav, inimestel on see sisu hingel läinud, et miks ma peaks lõpetama, et ma ei saa isegi lõpetada selle, see on nagu mul on vastutus ikkagist ja ma tunnen, et noortele jagada seda informatsiooni, et see on ülimalt oluline ja mulle meeldib ka seda teha ja see siuke positiivne mõju oli kogu sellel asjal, on ju. Et seda ma kindlasti teen edasi, nüüd on väike paus olnud, aga ma kindlasti jätkan Bullet Journey ja TikToki kontoga. Aga oota, küsimus oli nüüd. Kuidas sa hakkasid mõtlema selle igast erinevate ärimudelite peale, aga siis... Ja kuidas turunduseni jõudsin? Projekti raames tegelikult turundusosa mulle meeldis kõige rohkem. Et ideede mõtlemine ja turundamine, et ma arvan, et
et sellepärast võib-olla see turundus tuli, aga jah, üks õhtu ma siis hakkasin magama jääma ja järsku ikka kõik need kõige paremad ideed tulevad ikka magama jäädes, mul on siuke tunne või hästi lambist. alati, minul Järsku tuli Mhm. pähe mulle. Oota, aga Eesti ettevõtted, no ei tee TikToki turundust, no tollel hetkel räägime siis juba üle aasta tagasi, on ju. No ei olnud väga, et Sportland tegi, My Hits tegi. No ja see oligi suhteliselt kõik Nopri talu ka, väga vähe. Osad, kes tegid, katsetasid, no päris halvasti tegid ja siis ma nüüd Selle ei maini jaoks nimesid, aga aga selle jaoks ongi vaja vaata seda võõrast pilku Jah. vaata ja kui sina oled näinud, et mõndadel töötab nii hästi vaata, et ma arvan üleüldse, sorry, ma korra katkestan Jaa, mõtet, aga jaa. lihtsalt, et täna turundus, mulle väga meeldib, mida Timo Porval ütleb, et turundus ei ole kulu, see on su tulu. Ja täpselt, väga paljud täpselt. ettevõtted ei ole sellest veel Eestis aru saanud, Jah. et Ameerikas ja või nendes suurriikides ja ettevõtetes samamoodi saadakse aru, et see on see ressurss, kuhu sa pead kõige rohkem just panustama tegelikult. Täpselt, Jah. nõustun täielikult Timo mõttega. Et jah, mis ma märkasin, on ju, oligi see, et no videod olid poolikud ja siis ma tundsin, et mul on teatud kogemus ikkagi selle konto ehitamisega olemas, et ma olin siis Bullet Journey konto kasvatanud, mõtlesin, et tead, et okei, et ma ei tea kõike veel, aga ma tean midagi, et midagi ma ikkagist hästi tegin ja siis ma kirjutasin Eesti Laulule, et veebruaris hakkas just Eesti Laul ja ma kirjutasin, ma mõtlesin 3 päeva, et äkki peaks hakkama TikTok turundust pakkuma teenusena, et no super ju online teenus, kui hea ärimudel, algkapitali ei ole vaja, online teenus, ma mõtlesin, issand, kui hea ärimudel, mul ei ole vaja märkmikega, mul oli vaja ikkagist mitme 1000 eurolist niukest algkapitali, mille ma muidu laenasin oma vanaemalt, kellele kõik rahad sai ilusti tagasi makstud, aga ta toetas mind. Aga TikTokiga jah, ja mõtlesin, no super, et lähen katsetan lihtsalt, võtan oma telefoni kaasa ja Eesti Laulu tiim usaldas mind. Ju ma siis tundusin, et ma midagi tean ja läksin ja tegin ja kasvatasin selle konto 2 nädalaga samamoodi 4000 jälgijani. Wow. Ja ma mõtlesin, et noh, et kuule, midagi ma tean, okei, Eesti Lauluga on kindlasti see, et see on väga sihuke, see nädal on ju täis üritusi või noh, tähendab poolfinaale on ju ja hästi palju melu on selle ümber. Ja loomulikult kuulsad inimesed, et seda ei olnud võib-olla nii keeruline kasvatada kui võib-olla mingit väikest ettevõtet, aga ikkagi strateegia taga pidi ikkagist ju õige olema, et For You leheküljele jõuda, et sellest ei saa Kas sa tegid seda nende nagu Eesti Laulu konto alt? Konto alt, Nende konto alt, eks Jah. ole, mitte nagu... Eks ma läksin kohale, tegin artistidega videoid, see oli väga stressirohke nädal mu jaoks, sest no ikkagist esimest korda ja kohe Eesti Laulule ja seal oli väga palju tuntuid inimesi ja ikkagist tuleb ju minna rääkima ja artistidega suhelda, kõigiga ei olnud positiivne kogemus. Noh, ma siin siis siukest gossipit ei hakka rääkima, aga väga huvitav oli tegelikult lihtsalt ka seda elu näha, et kuidas inimesed suhtlevad. Aga tööd ma tegin hästi ja ma olin tegelikult ka nüüd see aasta Eesti Laulul jälle, et see on nagu alati hästi tore. Aga jah, Eesti Laul ja siis see turund ja mõtlesingi, et vau, et okei, et Eesti Laul läks ka hästi, et nüüd saadan siis esimese pakkumise välja. Tegelikult ma saatsin selle vist Eesti Laulu ajal juba. See oli nagu portfoolio sulle nii-öelda Jah, alguses. ma mõtlesingi, et Eesti Laul võiks siuke portfoolio olla, et lähen vabatahtlikult teen, ma pakkusingi vabatahtlikuna ennast, et tulen ja teen ja vaatame, mis saab, on ju. Ja siis kirjutasin Tuulele, no tuuletõukerattad, on ju, elektritõukerattad ja nemad ka minus midagi nägid ja koostöö algas meil aprillist. Ja alguses mul ei läinud üldse hästi. Ma olin nii stressis, esimesed videod ei läinud hästi, ma katsetasin erinevaid suundasid. Ma vist hakkasin seal mingi Tool Travel Guide mingi Tallinnas, no okei, no ma ei tea, siuke pooliga, aga siis ma sain aru, huumor on number 1, huumor on number 1. Ja ma ei olnud seda lihtsalt teadvustanud, ma tegelikult teadsin, et huumor on number 1, aga et kuidas seda brändiga ühendada siis. Ja siis huumor töötas. Tean, et ma tegingi Eurovisiooni ajal, see oli maikuus, tegin siis Stefaniga, oli üks trend ja ma ühendasin selle siis Stefaniga ära. Ehk siis sotsiaalne aktuaalsus on ka tegelikult, huumor ja sotsiaalne aktuaalsus tegelikult on siuksed märksõnad tegelikult, mis toimivad. Ja sealt ka hakkas siis see konto nagu edasi hästi arenema ja huumor on endiselt seal ka väga kesknevat. Vaata need, kui sa mõtlen, need on väga nooruslikud ja meelelahutuslikud kohad ka, vaata, mida tegelikult turundada. Ütleme, Tuul on, ta ongi nooruslik, ta ongi elektritõuksid, vaata, kes selle tavapärane kasutaja on, ta on pigem ikkagi noor inimene, kuigi sa näed, et tänavapildis
neid kasutatakse, neid renditakse kõikides vanusegruppides, aga kui sa annaksid näiteks mõnele, tähendab, ma küsin niipidi, kas sa arvad, et TikToki turundus kui selline töötaks ka mingisugusel tõsiselt võetava nii-öelda, mis on natukene rohkem mööda jooni kõndiv ettevõte, kas see talle ka sobiks? Too näide, kas sa mõtled näiteks kinnisvarabürood või? Näiteks? Jaa, sobib väga hästi. Tegelikult kui mõni inimene on kinnisvarabüroos, näiteks töötab, võtke ühendust, mul on väga head ideed kinnisvarabüroo TikToki kontole tegelikult. No näe, kõik töötab. Vot, et tegelikult iga ettevõttega on võimalik, selles mõttes iga teenuse, iga tootega maailma mastaabis. Eestis ma mõtleks ikkagist läbi esmalt, sest meil on väga palju vähem inimesi, et sihtgruppi jagub kõigile, aga ma nägin TikToki konto, tuli 250 000 jälgijat, ta oli torumees ja ta lihtsalt näitas, kuidas ta kodus torusid parandab ja ta näitaski siis nagu väga praktiline väljund. Väga praktiline on ja noh, et see oli praktiline info, aga ettevõtetega ka kõigile leidub mingi sihtgrupp ikkagist. Eestis lihtsalt tulebki läbi mõelda, et noh, ise saab teha, et kui teenus sisse osta või midagi sellist, siis tuleb nagu läbi mõelda, et kas ikka on piisavalt nagu võib-olla vaatajaid selles vanusegrupis. Ma mõtlen praegu siin samal ajal sinuga kaasa, et võib-olla on asi ka selles, et sellele turundusele, ütleme TikTok, et võetakse seda natukene liiga vastupanuga. Et tegelikult on alati võimalik see nõrkus tugevuseks muundada vaata. Nagu sa ütledki, et torumees tegelikult, see tundub nii kuiv teema nagu, et torumees. Aga saad aru, ta ei resisti, mul ei tule eestikeelset sõna, ta nagu ei põikle vastu sellele, eks ju, et see on TikTok, väga paljud ettevõtted jäävad selle taha, et see on mingi noorte värk. Ja nad panevad nii suure asja, panevad nagu pitseri peale, et see nagu nii töötab, ma ikka proovin mingisuguste turunduse emaili võtetega või mingisugune lihtsalt spämmimine, nagu hästi palju mingit prügisisu. Et kas sa näed näiteks, et mina isiklikult, see on hästi minu isiklik vaatevinkel, et igasugused e-mailinduse listid on minu jaoks spämm. Et vaata, kui ma ikka vahepeal avan, aga noorena, kui ma räägin, et ma vahepeal avan, aga see emaili turunduses number 1, tegelikult iga turundusega hukk on number 1 on ju see konks on ju, millega sa tõmbad inimese, et see peab hea olema, et ma vahepeal ikka avan, et kui Volt on ju saadab, et et täna see või see. Nad seda tegelikult ei jaga väga, aga kui näiteks, et täna Volt Marketis näiteks on tasuta kohale toome, kohe, väga hea ju, et meiliturundus jah, aga TikTok, mis su küsimus täpselt oli? Mu küsimus ongi see, et kas sa näed, et võib-olla pannakse liiga ennatlikult see vastupanu selle suunas, et see on nagu noorte mingi värk, vaata, et mina sellega ei tegele. Mina ei nõustu üldse selles mõttes. Aga ma mõtlen ettevõtte seisukoha pealt, vaata, et väga paljud võib-olla ei lähe seda teed pidi, et võib-olla innustada ja julgustada inimesi proovima, katsetama ka neid erinevaid kanaleid, et ei pea olema ainult, ütleme, e-maili turundus või Instagramis sponsitud postitused ja nii. Selles mõttes suur osa turundusest, kui mitte kõige olulisem, sa kasvatad fännikommuuni on ju. Kasvatad siuksed usaldusväärsed kommuuni inimestest, kes jälgivad, nad ongi põhimõtteliselt pikaajalised kliendid on ju. Et TikTok on nagu super selleks ju, kuidas sa nagu veel, kui palju lahedaid viise saad ennast näidata huumorivinkli läbi, mis ei pea olema nagu igav või mõttetu või et see ei pea ühelegi ettevõttele tunduma, et issa nüüd on nagu piinlik. See ei ole piinlik, see on just nagu näitab siin nii lahedast küljest ja minu mõte on alati olnud see, et kui ma olen klientidele rääkinud, et konkurendid teile on ka on ju, et kui konkurendid on ju, et inimene, kes on näinud seda lahedat sisu, mis seal nagu ettevõtte nagu kaadrit taga päriselt toimub või mis protsessid on või huumor on ju, jääb ju meelde ja siis, kui sul on nagu kahe siis teenuse vahel vaja valida või toote, võtad selle, sul tuleb meelde, ta oli ju nii lahe ju. Et see lihtsalt sul jääb meelde lihtsalt ja tegelikult sa ju kasvatad sellega seda kommuuni, see on nagu number 1 on ju. Vot, et sotsiaalmeedia ei ole nagu kõige number 1, kui sa tahad nagu osta saada, see on ikkagist kommuuni kasvatamiseks ja ostud tulevad nagu siis on ju. Kellelegi ei meeldi see otsemüük. Jah, TikTokis otsemüüa kindel ei lihtsalt, täielik kindel ei. Et see peab nagu väga kaudne olema, et nagu võib-olla 10% nagu sisust otsemüük, kui sedagi on, et see peab ikkagist nagu väga, kui on otsemüük, siis see peab väga ilusti sõnastatud, on väga spetsiifiline strateegia on sellisel juhul.
sa lõppude lõpuks valisid ikkagi selle TikToki aga meil on ju neid teisi platvorme Jaa. ka. Kas nad on sul ikkagi kuidagi ühendatud, et sa toimetad enamasti TikTokis, aga või sa üldse ei ole Instagramis ja Facebookis, et üleüldse, et ainult TikTok? Mind kõnetas TikTok kõige rohkem lihtsalt, et Facebook minu jaoks on nii ka, ma olen teinud reklaame seal ja ma olen koolitusi läbinud. Ei ole minu teema, üldse ei ole minu teema. Instagram täitsa võib olla, aga ma tunnen, et noorena ma lihtsalt oli kõige loogilisem TikTok valida. Kui ma nüüd tulevikus teenusi laiendan, siis tegelikult see ei ole ikkagi TikToki sihuke agentuur, vaid ikkagist võib-olla siis uued sotsiaalmeedia platvormid. Ehk siis ma olen juba mõelnud, ma ei tea, kas te teate, mis on Piiril? Jah. Väga hästi. Ma just tahtsin küsida, et Piiril on järgmine. Piiriliga mul tegelikult on juba ideid, kuidas turundada. Et paar strateegilist mõtet. Muidu kuidas seda teenusena muidugi pakkuda, aga mul lihtsalt on ideid ja kõik, mis uued platvormid tulevad, tegelikult meie eesmärk on olla number 1 siis teenuse pakkuja uutel platvormidel, mõelda välja, kuidas ettevõtet turundada kõikidel sotsiaalmeedia platvormidel. Võib-olla võtame ka võib-olla Instagrami juurde, Facebook, ma ei tea, kuhu see veel laieneb. Hetkel on fookus TikTokile, ma arvan, see niš on praegu väga-väga hästi toiminud. Aga jah, märksõna ikkagist on uued platvormid. Sa võid jagada ka enda mingisuguseid õnnestunumaid projekte või kliente, kellega sa oled koostööd teinud ja mis on need mingid, kuidas ma nüüd ütlen? Edukad kampaaniad. Just täpselt, kas on mingi strateegia, mis on nüüd juba nüüdseks tänaseks välja surnud, et inimesed nagu enam võib-olla ei kasutaks seda, aga tol hetkel toimisid väga hästi? Oota, nüüd see esimene pool oli, ma oleks võinud rääkida, teine nüüd paneb kohe mõtlema. Alustame algusest. Alustame algusest ja siis jutu käigus tuleb. Võtta, ma võin Tuule näiteks võtta, et meil oli selline kampaania, et uusi siis kasutajaid saada platvormile. Ja video, mis siis pealkiri oligi, et kui raha on, nagu ostsid just Coldplay siis kontserdipiletid ja raha on otsa korral, aga tahaks ikka Tuulega sõita, on ju. No, et see oli väga tapav selles mõttes, et sa oleks ju võinud panna, et raha on otsas, aga tahaks Tuulega sõita. No igav on, et see Coldplay oli sellel hetkel väga nagu relevantne, ma ostsin ise piletid, see tuli personaalsest kogemusest, aga tegelikult Harry Styles ja teiste nagu artistide kontserdid tulid just eelmine suvi nagu augustis hästi palju tuli kontserdipileteid müüki. Ja oli hästi relevantne ja siis ma mõtlesin, et mida iganes panen selle on ju, et töötab hästi, tundub nagu lõbus, et ei ole igav vaata. Tõmbab ikkagi tähelepanu. No et videot peab igaüks ise Tuule kontolt vaatama, et ma seda siin videovisuaaliga ei saa näidata, et mis see tegelik idee seal taga oli. Aga ta oli väga edukas, ta toimis hästi ja see oligi siis see, et selle video lõpus oli siis kood uutele kasutajatele ja vaatamisi tuli 145 000, 11 000 siis meeldimist, 2660 salvestust, 375 jagamist ja 1000 uut jälgijat selle ühe video põhjalt. Ja Tuule tagasiside oli siis see, et üle ööpäeva oli neljakordistanud siis uute kasutajate registreerimise siis arv. Et see oli nagu igati positiivne. Wow, väga vinge. Teine näide, mis ma võin nüüd hiljuti saamalt tuua on Vapiano. Plaan oli siis puhtalt TikToki siis kaasatust tõsta hästi järsult kiiresti ja tegime siis väikese loosi, 40 € krediiti, mis ettevõttel on üpris väike kulu tegelikult. Aga kui palju siis sealt tagasi sai? 60 000 vaatamist, 6500 laiki, 8200 kommentaari, 300 salvestust ja jagamist ja 3000 uut jälgijat siis paari päevaga. Et kui me räägime nagu loosist, miks loosid TikTokis toimivad, et alati on loosidega see, et siuke võlts kaasatus, et pärast jälgivad lähevad ära. TikTokis ei ole nii. Võib-olla paarkümmend, ma täheldasin paarkümmend tõesti, pani unfollow, aga 3000 jäi. Ja siis tihti ongi see, et loosis siis võtavadki osa need nagunii, kes juba Vapiano kontot on jälginud, aga ei ole lihtsalt follow nuppu vajutanud. Ja siis ülejäänud, kes ongi siis uued on ju. Ehk siis, et neid võlts followere selles mõttes ei tule, et ma olen nüüd neid loosi ikka teinud, ta lihtsalt aitab sellele kaasatusele nii palju kaasa, et nüüd need konto vaatamised on baasilt lihtsalt väga tugevad, ükskõik mida postitada, saab palju vaatamisi, et see loos on siuke. Kas see loos peaks olema ka läbi aja kuidagi tulema tagasi ka? Olenevalt ettevõtte nagu võimekuses selles mõttes me ikkagi toome neid tagasi, et
noh, ma ikkagist, see ei ole ainult loosid, on ju, asju, see võib ka strateegia olla, et väga palju antaksegi, ehitatakse seda kommuuni üles, mina nii ei teeks, on ju. Aga loos selleks, et lihtsalt seda engagement'i põhimõtteliselt tõsta. On hästi sihuke, noh, toore strateegia selles mõttes, aga selles mõttes ta teeb töö ära ja meie saavutame oma eesmärgi tegelikult inimesed lihtsalt jõuavad kontoni ja jälgivad sisu ikkagist edasi, et numbrid tõusid nagu kardinaalselt sellest. Kuidas ära tajuda, et millal on nagu hea teha loose näiteks, et noh, sa praegu mainid, eks ole, te tegite selle loosi seal, see läks väga hästi, aga samas, et ei saa ju teha ka kogu aeg loose, et noh, nii-öelda kogu aeg seda lainet nagu kuidagi sõita. Et kuidas sa tabad ära näiteks, millal on, mis asi hea on? No olenevalt nagu brändist, et millal on relevantne, et kui neil on mingi kampaania või midagi või mingi kood ära anda või neil ongi mingi eesmärk, mida nad tahavad turundustiimiga saavutada. Et siis nagu mitut moodi, kuidas seda saab nagu TikTokis pikendada, on ju, et noh, kui ma mõtlen, no ma ikkagist kord kvartalis võib-olla võib küll midagi nagu tasuta ka ära anda, mulle meeldis see, et kui meil Timo käis külas, siis ta ütles, et see strateegia võiks olla see, et anna ise esimesena. Jah. Tegelikult see peakski rakenduma nagu see kasumimarginaal, mis tekitab sul pärast nagu stabiilset klienti, võiks ikkagi tulla nagu sellisest, noh, step by step sellest, et anna ise esimesena ja tee seda ka kogu aeg süstemaatiliselt, et noh, et sul ei ole nagu kahju ka anda, et inimene oleks lojaalne sulle. Et jah, ma nüüd natuke seda täiendaks sotsiaalmeedia põhjal, et kui sa liiga palju annad, siis inimesed jäävadki lootma ja siis jälgitakse ainult selle pärast, et millal ma nüüd saan ja minnakse lausa kurjaks, et kus see kood nüüd on. Et see peab ikkagist jagatud tunnetuslik jah, et mitte liiga tihti, aga niimoodi, et ikkagist et jah, sõna nüüd jooksis kokku. Et ta ei oleks siuke... mingi kindla perioodi tagant ikkagist ma planeeriks. Just, et see klient, kes sulle tuleb, et ta jookseks järgmise sooduskoodi peale järgmise ettevõtte juurde, vaid ta jääb sinu juurde. Et ta ikkagist tahaks ju seda, et sisu jälgitakse väärtuse pärast, on ju huumori, meelelahutuse pärast. No väärtust võib palju, inspiratsioon, meelelahutus, õpetlik sisu. Et ta jälgiks ikkagi sisu selle pärast, mitte ainult selle pärast, et ta järgmist koodi ootab, et see ju siis ta tegelikult ju ei ole ju päriselt jälgija, vaid ta lihtsalt jälgib ära, et kas kood on või ei ole ja siis ta ju tegelikult ei vaata edasi. Et see ei ole ju eesmärk, et liiga tihti mina selle pärast ei tee sükseid asju. See on ka huvitav see turundus, et kui palju sa õpid inimesi ka tundma, et selline psühholoogiline pool, et on hästi põnev ka. Sellepärast, kui ongi midagi tasuta, siis ma olen nagu alati rääkinud, et sõna tasuta peab sul esimese 2 sekundi jooksul sealt läbi käima, kas see on sul seal kirjas või sa ütled selle tasuta välja. Nad tasuta, vaat siis need vaatamised tulevad jällegi väga sihuke, noh, kasutad mingil määral on ju turunduspsühholoogiat siin on ju, et ma olen nagu lihtsakoeliselt loosi videod alati nagu toimivad hästi, et ma olen nagu kunagi, noh, brändid tahad ikka, et noh, et äkki siis inimene peab midagi vastu postitama või midagi see, no mis meie eesmärk tegelikult on, et kas praegu me tahame seda engagement'i, siis ma hoiaks seda lühidalt. Kui me tõesti tahame, et mingi suur kampaania, et inimesed tulevad linna peale midagi tegema, siis seal on täiesti teine väärtus, me tahame mingit väärtust luua, on ju. Et see on täiesti teine siis strateegia ju taga, võt. Sa oled väga sellise kulla tuiksoone peale vajutanud just selles asjus, et sulle endal tuleb nii loomulikult, sa saad aru vaata, et kuidas läheneda sellele suurele elevandile siin toas, et inimesed sageli jäävad selle turundusvõtete peale ja hanguvad kinni, et lihtsalt lähtudes enda mingitest sõpruskondadest ja asjadest, et neil võib olla ülihea toode, neil võib olla ülihea teenus ja nad lihtsalt ei oska seda kuskilt otsast nagu turundada. See tundub liiga kauge, et kas sinu ettevõtte koostööd on nad pikaajalise plaaniga, kui sa teed inimestega või ettevõtetega koostööd, siis kas need on pikad plaanid? Näiteks Vapiano, kui sa ütled, et sa alustasid, on ju, et kas sa tahad natukene taustalugu, et milline see pikk plaan on? Osade klientidega saan jagada, osadega on konfidentsiaalsuslepingud, aga ikkagist pikaajaline, et selles mõttes tihti ikkagist tullakse selles mõttes, eelmine aasta, kui ma alustasin, oligi ikkagist ju pikk eesmärk esimesena platvormil olla konkurentidest ja mängime ikkagist pikka mängu nii kaua, kui nii TikTok nagu peaks välja surema mingi hetk, on ju, mis veel ei ole, et on ikkagist väga siukeses beebistaadiumis on ju, et Facebooki võime öelda, et on ikkagist välja arenenud platvorm, noh, mingil määral on juba ikkagist kõvasti kaotanud oma nagu kasutajaskonda, noh, Messengeri kõik kasutavad on ju, aga noh, Facebook on teine teema, et noh, teatud vanusegrupile ikkagist, et ma ei tea, kas 30-40 pluss äkki võiks öelda nii ikkagist. Kuule, ma kuulsin just hiljuti, et see on 5-60 vahel juba liikunud, et enam ei ole isegi 40. Ma tean, et mina olen niimoodi jaganud 40 pluss on ikkagist Facebooki jäänud nagu kinni, et jälgivad seal sisu.
ka 25–40 Instagrami jäänud, noh, millenialid on ju, milleniumi lapsed siis on ju. Ja sealt nooremad siis on puhtalt nagu TikToki peal on ju. No Instagram on üleminek siuke, et seal on nagu kõiki koos on ju. Ma olen kuulnud, et Instagram on TikToki, see on nagu keskjakriisis inimesed käivad aeg-ajalt TikTokis. Ma ei tea, ma loodan, et see on muutumas. Mulle tundub praegu sinu jutu järgi, et TikTok on tegelikult tõsiselt võetav nagu platvorm. Väga, minu meelest on väga tõsiselt. Ta ei ole enam, tants ei ole enam seal keskne, et see ei ole nagu lollus enam. See on nagu, nüüd on ju, pannaks ju pikemaid videoid ka üles ju YouTube'i nagu formaadist, et sa saad 10-minutilise video ka panna. No ma väga ei ole veel näinud, et seda kasutatakse, nad katsetasid, aga ma kasutan minutilist formaati täiesti tihedalt, lihtsalt strateegiliselt väga keeruline, pead väga täpselt üles ehitama. TikTokis ka tegelikult on siuke asi nagu retention rate, eks, kus sa näed, kus sa kaotsid inimesed on ju, et kus siis tähelepanu läks alla, saad tegelikult igat videot niimoodi analüüsida, et kui algus vaatad, see tähendab, okei, see hukk oli hea, algus oli hea, kaosid inimesed, aga siis läks igavaks. Ja sa tegelikult igat oma videot niimoodi analüüsida on ju, aga jah, vanusegruppide poolest tahtsin enne ka tegelikult lisada, et USAs on kõik vanusegrupid 25% täpselt. Ja Eestis ma võin nagu enda klientide kogemuse pealt öelda, et tegelikult peamised jah, kuni 24 aastaid on 55%, 25–34 on 25% ja 35–44 on 15% ja 45+5%, seega võrreldes aasta aega tagasi need protsendid on juba väga palju kasvanud ja ma arvan, et kasvavad edasi, sest seal on midagi kõigile selles mõttes, et nüüd on juba räägitud ka, et TikTok asendab nagu Google'i mootori otsingut on ju. Ja kus juures on ka, ma täheldasin ka, et jaa, et ma ei panegi Google'isse, ma panen TikTok'i sinna otsingusse, et kui ma tahan mingi retsept, ma ei googelda, ma panen TikTok'i, mul on seal 15 sekundite video, retsept olemas, ta näitab väga kiiresti, YouTube'is ka peab otsima, seal on nagu väga kiiresti kõigele leiab vastused. Ja nüüd ongi sellest räägitud, kui huvitav see tegelikult turunduslikult on, et TikTok'i otsingu mootor juba on ju. Mina, kui ma eelmine aasta läksin Mehhikosse kõrvalevõikena, ma tegin ka, mul sõbranna saatis mulle, et tõmba endale TikTok ja lihtsalt pane sinna Mehhiko ja sa leiad siukseid gemme, mida sa muidu ei googelda välja, sest inimesed ju oma kogemust jagavad sinna. Ma läksin Berliini ja siis ma lihtsalt googeldasin, tähendab mitte googelda, vaid TikTokitasin siin ühe korra Berliin, vaatasin 2 videot läbi, 3 päeva tuli ainult Berliini TikTok ja mul mitte midagi muud, kohe saab aru, mingi huvi on siin, et ta on nagu väga tark on ju. Aga rääkides nendest koostöödest nüüd pikaajalised on ju, et selles mõttes nagu olenevalt koostööformaadist ma võtan nagu kõike vastu on ju. Aga ikkagist, kui me räägime siis TikToki turunduse teenusest, siis pikaajaline, et praegu ikkagist on mitu koostööd juba aasta aega kestnud ja ikkagist kliendid tulevad ikkagi selle sooviga, et pikaajaliselt. Aga muidu on ka, me pakume nagu tegelikult, olen võimeline erinevaid nagu strateegiaid ja asju pakkuma, et kui keegi tahab minu üle tulla, et meil on TikToki strateegiat vaja, ma võin ka selle teha. Kui on vaja, et nad tahavad ise hakata sisu looma, neil on lihtsalt vaja nagu coaching ut või midagi on ju. Et see on nüüd mul Timolt õpitud, et me rääkisime sellest päris pikalt, et tegelikult inimestel puudub informatsioon, et seda ma nagu plaanin ka jagama hakata. Ja strateegia on üks pool, coaching on teine pool, et siukseid variante on, ma lihtsalt ei ole välja nagu otseselt neid reklaaminud, aga küsimusi on nagu olnud, et ma käisin tegelikult ka Timo turunduslaboris TikTokist rääkimas ja tekkis väga palju küsimusi inimestel nagu oli küsimusi, et nagu justkui võrrelda, et kui Facebook tuli, keegi ei osanud midagi teha ja nüüd on vist sama tunne. Minu jaoks on nii enesest mõistetav, ma nagu kõik see mu TikToki strateegia on tulnud sellest, mis ma olen ise näinud, ja nüüd juurde ka õppinud loomulikult juba aastaga, aga kuidagi noorena see ongi meie see pluss on, et noorena on lihtsalt täpselt saama aru, mis seal toimib. Kui me ise seda platvormi lihtsalt aastaid juba kasutanud, enne ta oli ju Musical.ly tegelikult on ju, siis ostati ära ja tehti TikTokiks on ju. Musical.ly ajal ta oli tõesti tantsuplatvorm, nüüd ta on ikkagist väga tõsiselt võetav nagu videoplatvorm, kus on ka informatsiooni. Järgmine generatsioon juba tuleb peale ja puksid need vanad Facebooki inimesed nagu välja. Ma mõtlen nagu seda, et kas mina jäängi siis nüüd TikToki, et järgmine generatsioon, kes peale tuleb, et tuleb mingi uus platvorm ja mina ei liigu sinna edasi, et kas minu elu nüüd ongi siis TikTokis. Võib-olla see on see tugevuseks muutunud ja võib-olla BeReal on järgmine selline. Ma kasutan BeReali, aga nüüd ta on nagu
Piiril on üldse väga kaheldav, et kas ta on jätkusuutlik pikas perspektiivis, sest iga turundusplatvorm, tähendab sotsiaalmeedia turundusplatvorm peab teatud hetkel ikkagist hakkama kuidagi kuskilt peab raha tulema. Praegu Piiril on täielikult rahastajate investorite peal, ehk siis kogu raha tuleb sealt, ehk platvormist nad ei teeni tegelikult, sest neil ei ole reklaami võimalust. Ükski platvorm ei saa 3-4 aastat ikkagist hakata nagu pakkuma, et siis reklaamisüsteemi TikTokil ju ka tegelikult oli see aasta-2 tagasi, siis välisriikides, Eestis endiselt ei ole. Aga Piiril jah, et kuidas nad selle lahendavad, sest nad ju erinevad just sellega, et see on täiesti teine platvorm, et olge päris, on ju, et kas see reklaam siis sobitub sinna, aga neil on mõtteid. Ma ei tea, mis need täpselt on, seal mõeldi mingi mõjuisikute mingi teema, kuidas tuleb, aga muidu turundada saab küll. Mul on päris häid ideid, kuidas Piirilis ettevõtted turundada, aga ma ei ole sinna veel jõudnud. Kuidas sulle, rääkides võib-olla noortest ja ettevõtlikkusest, kuidas sulle tundub, kuidas sellega on, et kas noored tänapäevad on ettevõtlikud sinu silmis? Kas sul on konkurentsi ka tekkinud TikToki strateegia ja turunduse valdkonnas? Ma alustasin aasta aega tagasi just sellepärast, et ma teadsin, et tekkiski on ju. Et siis, kui ma alustasin, see oli ikkagist esimene TikToki agentuur, et kes täielikult keskendub TikTokile on ju. Et hetkel on üks TikToki agentuur põhiliselt on ju. Aga nüüd jah, konkurent on ikka juurde tekkinud. Hästi palju on ikkagist freelancereid, kes lihtsalt teevad on ju, ka nende siis neil ei ole nii palju võimekust on ju üksinda teha on ju, et ma ikkagist mõtlen nagu suuremalt, et ikkagist tiimi laiendada ja tegelikult kliendid, kuna need on rahvusvahelised ettevõtted, Eesti filiaalid on minu kliendid, et juba tegelikult on nii palju küsimusi on, et millal Lätti, millal Leetu, millal sinna, millal tänna, et tegelikult näiteks Vapiana on nagu igal pool on, et tegelikult on nagu juba selle ajal väga hea nagu edasi liikuda ka välismaale. Veel ei jõua sellele mõelda, Eesti turgu on veel nii palju, mida on võimalik nagu kätte saada, sellepärast ka konkurendid nagu see väga ei heiduta mind, sest ettevõtteid on väga-väga palju nagu Eestis, kellel võib turundust teha. Kas selleks on vaja nüüd koolile nii-öelda kooli teekonnalt jalad puhtaks pühkida, et saada välismaale ennast suunata edasi või? Kool kohe lõpeb on ju, et ma lõpetan 12. klassi, et matemaatika-eks on meil 2 nädala pärast, siis ongi kõik ju. Et praegu meil tegelikult tunde ei ole, et ma nüüd juba elan oma ettevõtja elu siin nagu veidi rohkem on ju. Või entreprenöörita elu siis on ju. Kuidas on siis? Super, mul on nagu, ma tundsin esimest korda, ma käisin Baltimaa turul sisu filmimas, sai minna hommikul. Kell 11 või 10, midagi siukest. Et rahulikum on ju, et alati ma pidin kas peale kooli, õhtupoole, juba palju inimesi, või nädalavahetusel. Täis Baltimaa turg on nädalavahetusel, täis inimesi, see ei mahu liikuma, see on väga stressirohke keskkond. Nüüd ma sain minna rahulikult, ma võtsin kohvi, ma istusin, ma vaatasin hommikul inimesed tööle, et siis on nagu veidi vähem inimesi seal. Sain rahulikult filmida ja nagu vähem stressi, et see on ikkagi see sisu filmimine, päris stressirohke töö, et nagu pealtnäha võib tunduda on ju, et teed oma video ära, aga nüüd ikkagist need kontseptsioonid on nagu päris suureks kasvanud, et nagu, et see sisu paistaks silma ja siis mul on ju inimene, kes on videos, et tema ajaga arvestada ja et kõik need nagu teemad seal ära teha, inimestega peab suhtlema, et kui tahan mingist Baltimaa turu letilt on midagi vaja või sinna peab hästi palju suhtlema, et see on ikkagist päris mahukas ja mul ju pea kogu aeg käib, et nüüd see kaader, kas saime ikka selle, kas see on olemas, kuidas täpselt valgus see too on ju. Et on päris siuke stressirohke, aga nüüd saab rahulikumalt, et mul ongi täiesti siuke ka uus hingamine oli, et saan hommikul tööd teha või et ma ei pea kooli minema, et ma läksin filmima ja see oli väga mõnus. Tead, ma tahan ühte asja sult küsida, sest et mul konksutas aju sellisele mõtte taha, et sa küll teed praegu turundust, aga sa ütled, et millise nurga alt, mis valgus, kas sa näed ka ennast sellisesse valdkonda sisenema, nagu on videoproduktsioon näiteks? Jaa, kusjuures natukene küll, kuigi tehnika hirmutab mind, aga see on väga detailne, aga tegelikult me nüüd oleme katsetamas just videoprojektide suunda, mis nüüd loomulikult ärge nüüd mõelge siis reklaamklipid, mis lähevad telesse, mitte nii suur produktsioon, aga suurem kui lihtsalt telefoniga filmitud, et see on kaameraga filmitud, sellel on siis ikkagist kõrgem montaaž peal, mingid efektid juba, et ma siis võib-olla nimetaks siis sükest
telereklaami võib-olla siis väga kõrgeks montaažiks ja seda siis siukeks keskmiseks on ju, keskmiseks montaažiks, et telefoniga see on siuke kerge on ju. Kui me räägime, siis nüüd proovime mingi skaala selle panna, et me liigume natuke edasi, et me oleks võimekad ka siis näiteks kampaaniate raames mingid videoprojekti ideed pakkuma. Et see on nagu üks variant, mida on võimalik klientidel valida. Noh, tekib küsimus on ju, et äkki siis see videoprojekt ei saa nii palju vaatamisi kui lühivideo, mis siis on odavam on ju, saab need vaatamised, et millal seda siis kasutada. Noh, seda me veel näeme on ju, aga ikkagist loogika selle taga on, et kampaaniat siis tugevdada, et sellel on korralikum visuaal ja tegelikult eesmärk on ikkagist, et see videoprojekt, see jõuab väga palju rohkemate inimesteni. Et see on siis meie töö osa, mis läbi mõelda. Ma just tahtsin öelda, et võib-olla ka see on ju kaamera silmis tagant näha, vaata, et kui sina teed, ütleme, neid lühiklipikesi ja teed ühe korraliku selle reklaamklipi, siis see visuaal on ikkagi sama, nagu seda läbi selle, et sa teed vähe pikema versiooni sellest lühikesest. Sa ju saad kahte kombineerida, vaata, et see reklaamklipp on selline, mis jääb, on ju, ja siis sa teed näiteks mõne selle TikToki lühi sinna juurde, et see kaamera silm, see visuaal, see on ikkagi sinu nimega, see on sinu visuaal sellele, on ju. Ehk siis videoprojekt ongi siis see, mida saab kõikidel platvormidel sellisel juhul nagu kasutada, no ma mõtlen sotsiaalmeediat põhiliselt, et on siuke multifunktsionaalsem sellisel juhul. Ja videoprojekti alla me tegelikult nüüd kategoriseerime suuremaid ideid, mis ei ole lühivideo idee, mis mul võtab ikkagi tiimiga tunde, et planeerida, filmida, seal on väga palju nagu rohkem tööd taga, et me tegelikult juba jagame selle nagu videoprojektiks. No ja siis videoprojekti hinnaskaala nagu oleneb ikkagi sellest, kas see on, võib telefoniga olla lihtsalt kõrgema montaažiga, väga head telefonid on tänapäeval, et see ei ole nagu mingi probleem. Või siis on kaameraga, et see olenebki siis, mida klient soovib, aga me ikkagi jagame küll lühivideo, mis võtab vähem aega, saab nagu ära filmitud nagu kiiremini versus siis, mis võtab nagu väga palju rohkem aega, mõtet, rohkem kedagi on vaja palgata, mingit kindlat inimest on vaja, või mingi koer on vaja või vanaema on vaja või et on vaja nagu väga palju rohkem hallata. Ma just tahtsin öelda, issa, mul ei tule kunagi nende kaksikute nimed meelde. Esco Bros. Jaa, nemad tegid ju Nublu video täiesti iPhone'iga, et kõik see on ju tegelikult tehtav ka ju täiesti. No Esco Bros üleüldiselt nemad ikka kõrgproduktsiooni juba Eestis on ju loomulikult. Seda küll, aga ta on väga siuke, sealt nad hakkasid ka ju minema selles mõttes on ju. Et see produktsiooni teema, see on nagu väga spetsiifiline on ju, et ikkagi kui me räägime sotsiaalmeedias, siis TikTokis toimib ikkagi siuke põlve otsas tehtud, ütleme niimoodi, tegelikult lihtne. Et on personaalsem, et selles mõttes hea kaameraga video Nopritalu teeb näiteks kaameraga videoid ja neil on väga hea kvaliteet ja see on nagu, näeb väga hea välja, aga kõikidele klientidele ma isegi ei soovitaks kaameraga nagu filmida on ju, et osadel ongi, et siuke võib-olla seal on see ajakulu ka, et kas seda on vaja üldse teha, eks ju? Jah, et kas on vaja teha, et lihtne sisu tegelikult on ju, et kas sul on väga professionaalne või sul on siuke justkui põlve otsas, mis lihtsalt toimib hästi on ju, sest ta on feed'il sellel For You leheküljel, ta muidu vaata erineb liiga palju, et kui see on tavakasutajate videod on ju, need on lihtsalt järsku tuleb nagu mingi telereklaam, see on ka vau, et nüüd on kindlalt turundus, midagi proovitakse müüa. See jääb äkki võõraks ka. Võõraks täpselt on ju, et vaatame, kuhu TikTok liigub, et täna ikkagist pigem siuksed kergemad videod, aga me katsetame nüüd ka natuke kõrgemat produktsiooni natuke. Aga sa rääkisid, et sinul on tiimis ka juba inimesi, kas nad on ka noored ja kas nad on ka sama ettevõtlikud noored oma tiimis nagu sinu? Jaa, et mul on 2 tiimiliiget hetkel, üks on täpselt minu vanune, üks on siis 1 aasta vanem, nii et noored on ka tiimis, aga jah. Ja näed sa, et noored on suga konkurendid, sa ei pea üldse konkurendis selles mõttes rääkima, aga kas sa näed, kas noored on liikumas rohkem nüüd peale kooli lõppu sinu ringkonnas siis ettevõtluse suunal või tahavad ikkagi minna palgatööle ka, kuidas sa näed seda? Mõlemad pidi tegelikult, ega seda aega oleneb, ma nüüd viimasel ajal ma olen mõelnud, et äkki ma läheks ka palgatööle, et nii ja lihtne, et ma mõtlesin, mul oli mingi hetk, kui mul oli üliraske, mõtlesin, et ma tõsiselt tahtsin raamatukokku tööle minna, mõtlesin, et nii hea rahulik, ma olen seal raamatute keskel ja tundus nii hea, et ma olin siis hästi väsinud läbipõlemise ajal, mõtlesin, et siis ettevõtja karjäär siis tundus ikka täielikult nii palju on ju. Aga täna ma olen ikkagi selles kohas, mulle väga meeldib, aga jah, enne sa küsisid veel noorte ettevõtlikkuse kohta.
no minu ringkond on ju, pigem on ju, et no ma olen ise ümbritsenud ennast selliste inimestega, et hästi palju kas siis poliitiliselt aktiivseid inimesi või on täitsa siis ettevõtlikke noori on ju, et õpilasfirma programm jällegi on ju, et 11 väga paljud siis tuttavad sõbrad tegid õpilasfirma ja 2 mu sõpra tegelikult võitsid Eesti selle õpilasfirma võistluse ära, et neil oli aasta parim õpilasfirma tegelikult. Vot, et seda nagu kõike väga lahe jälgida, tegelikult see on nagu inspiratsiooniks ka ja me oleme väga palju infot nagu jaganud ka, vot, et see on nagu igatepidi lahe, vot. Mainisid, et siin on nüüd juba selline vaikselt suvelaine tekkinud sul. Suvi ongi juba siin täitsa tulemas. On sul mingeid soovitusi võib-olla siis koolinoortele, et kuidas nad saaksid ka olla toimekad ja kasutada siis väga, ma ei tea, ka asjalikult seda aega ja ennast võib-olla, ma ei tea, avastada või lisaraha teenida? Esiteks ma soovitaks liiga noorelt tööle minna, et teatud vanuses ikkagi nagu nooruspõlve, lapsepõlve ka nagu nautid, et noh, ma läksin suhteliselt vara, oli mu esimene töökoht oli, ma olin haljastustööline, ma olin kuu aega, olin ehitusel põhimõtteliselt tegin haljastust. See oli 14-aastane, niisugune väike tööots tegelikult on alati nagu positiivne ka nagu terveks suveks, kui on kui väga tahad loomulikult, aga ma nagu liiga noort ei soovita, et võib-olla 16-aastane on nagu hea siuke esimene töökogemus äkki või 15 kõige varem, et seni ma ikkagi naudiks nagu suve ka ja oleks nagu perega, et siis võib-olla võtta 1 kuu, kus sa käid tööl, et nagu 16-aastane ma arvan täitsa positiivne juba mingi töökogemus saada, aga sest mina tööturul ikkagi väga nagu varakult ja alustasin ka ettevõtlusega väga varakult, et ma mõtlengi, et kas ma lõikasin oma nooruse liiga varakult kuidagi ära. Aga sellele mul vastust endiselt ei ole, ma arvan, et teistmoodi ei oleks minu jaoks läinud, sest mul lihtsalt olid ideed ja ma tahtsin midagi teha, vot. Aga muidu tutvuste kaudu ma arvan nagu ikkagist number 1 selles vanuses, et nagu juba natuke vanem, et gümnasistid saavad nagu CV-portaale ja CV-keskust ja erinevaid Facebooki portaale nagu läbi vaadata, et gruppe, et seal kindlasti leidub, aga tuttavate kaudu on ikka kõige tavalisem alguses. No ja kui on turundushuvilisi on ju, et kes on 18, et minu juurde võib ka ikka kandideerida, et ma tegelikult suvel otsin töötajaid juurde, et kui keegi on väga suur sotsiaalmeedia huviline, võib minu juurde kindlalt kandideerida. Ma just tahtsin sult küsida, et et tegelikult on ju sul endal ka, kui sa tahad tiimi laiendada, on ju, kui sul on suuremad koostööprojektid, et võib-olla ka noored täna võivad mõlgutada mõtted, et on ka teisi väljundeid, ei pea CV-keskusesse minema kraamima mingisugust suvalist terrassi tööd vaata. Ma panin töökuulutuse TikTok'i üles, ma tegin video. Sai mingi 10 000 vaatamist ja kõik kandideerisid TikTok'i video kaudu. Ma ei kasutanud CV-keskust, ma kasutasin TikTok'i. Teistmoodi tulevad. See on ka väga mõttekas, kui sa otsidki nii või naa inimest töötama TikTok'iga, et tore, kui ta olekski ka TikTok'i kasutaja. No jah, ja meil praegu on suhteliselt siuke Z-generatsiooni tiim ikkagist koos. Selles mõttes me pane nagu vanusele kunagi piire ette, et tööintervjuudel käis ikkagist 20-30 ka inimesi, et selles mõttes me pane piiri ette, et kui on head ideed, siis tere tulemast, võtan 2 käega vastu inimese nagu. Praegu ma varsti hakkan uusi töötajaid jälle juurde otsima, intervjuusid tegema, vot. Üks läbiv joon, mis ma panin su juures tähele, on see, et sul ei ole olnud hirmu minna ja küsida mingit koostööd, nii nagu psühholoogidega Eesti Laulul ja nii edasi. Et minu meelest on ka midagi, mida noored võiksid ja üldse inimesed kõrva taha, et küsida. Ja minu meelest see on nagu väga suur asi, mida inimesed jätavad tegemata. Üks mu moto, et küsi ja siis sa saad. Et kõik, mis ma elus olen saavutanud või mis on millestki alanud, ma olen küsinud. Ja see nagu üllatab, kui palju sulle öeldakse, et tegelikult inimesed usuvad ja inimesed tahavad aidata, et hästi palju on seda oma hirmu. Seda hirmu mul tõesti ei ole, et küsida. Et mul on muid hirme, aga see on nagu alati positiivne, et kui ma ka Timole ju kirjutasin, et tere, et ma tean, et ta tegime töövarjupäevi on ju, ja siis ta üks variant oli kandideerida, aga siis ma seda ei jaksa, et ma lihtsalt kirjutan, et kas ma niisama võin ka. Ma kirjutasin talle ja siis ma sain taga selle töövarjupäeva, käisin taga ühel koolituspäeval kaasa, me läksime hommikul kell 7, võttis mind juba auto peale ja õhtul hilja jõudsime tagasi ja terve päev rääkisime. Sealt tegelikult Timos sai ka minu mentor, et ta on väga palju nagu aidanud ja
ja me ikka nagu suhtleme ja see on nagu väga-väga lahe. Pealehakkamine on pool julgust juba vaata, Jah. et selles mõttes tuleb lihtsalt alustada kuskilt ja ei peagi võib-olla suurtele nimedele, lihtsalt võib-olla kuulajatele, et ei peagi suurtele nimedele nagu Eesti Laul, eks ju. Aga kas või enda tutvusringkonnas pihta, Jaa. juba see, et panusta oma aega kuhugi, kus sa näed, et mis sind huvitab. Jah, ja no kui sa tahad lihtsalt kogemust ja portfooliot kasutada, tasuta võetakse vabatahtlikuna ükskõik kuhu, et sa lihtsalt juba see on nii väärtuslik kogemus, see on nagu väärtuslikum nagu kui noh, ükskõik mis on ju, et See raha ikkagi nii juustune, kui see ka ei ole, aga raha on On. kõrvalprodukt. on, Nagu ta tekib siis aga juurde, kui sulle alguses on ju, et sa täpselt nagu Timo ütles, et anna ja siis saad vastu on ju, annadki ja võib-olla sealt tuleb sulle ka töökoht välja on ju, et jah. Aga Robin, kui sina alustaksid täna ühe uue ettevõtte, siis millega sa tegeleks, kui sa tegeleks turundusega või ütle TikTok, ma Jaa. ütlen turundus. Ja nii keeruline, aga ma arvan, et mul on ikkagist kuskil ajus hoopis on ikkagist pikalt on mingi roheidee või mingi startup, et see on ikka mingi tõmmanud, et ma sellesse maailma veel ei ole jõudnud, et siis siuked pitch'id ja mingi siuke teema on ju, et mingi startup, mingi roheidee, et ma täiega fännan praegu Voola tegemisi ja Ringkarp ja Others ja Naturist ja Rescue Club, et need kõik nagu väga lahedad, ma arvan, et mingi keskkonnasõbralik startup'i idee, et see on nagu super. Et ma just filmisin ühte videot Baltimaa turul sumena, kus 2 suht noort kutti teevad, et ostavad hulgimüüjatelt kokku kaupa, mis siis on nagu parim enne nagu tähtajal on päris lähedal, et noh, siis suurketi müüjatele ei sobi, et ja nad panevad siis oma e-poodi või siis nüüd Baltimaa turul on väike pood ka, väike promo ka, tulge ikka Baltimaa turule. Minu klient, ma olen suur oma klientide fänn, ma käin ja ostan ja teen ja sõidan ja ma olen jah, aga sumena, et mega lahe idee, et lihtsalt veel nagu toidu raiskamisele aitavad kaasa, et toidupank ei jõua vaata kõike seda võtta, on ju, et Just tahtsin öelda, et mulle tundub, et see generatsioon, kes on meie vanused, natukene nagu mõtlevad veel neid jalgratta probleeme ja siis mulle tundub, et see järelkasvu generatsioon on selline, et kuulge, mida te seal eespool teete, et me nüüd nagu leiame sealt omakorda ideed, mis on hästi hea tasakaalustav koht, vaata. Et võib-olla hulgitootjad, kes tellivad veel näiteks AliExpressist näiteks mingid asju müüvad Eestis odavalt maha, siis mulle tundub vähemalt, see on minu hästi aus peegeldus praegu sellele, mis ütlesid, et järgmine generatsioon mõtleb juba, kuidas seda lõpetada rohkem ära, et võib-olla... Et ma arvan, sotsiaalsed ettevõtted definitsioonilt, ma arvan, see kindlasti nagu on kasvutrendis, et noh, tegelikult Bullet Journey on ka sotsiaalne ettevõte selles mõttes, et mingi ühiskonna väärtus on ju, aga just siis, et keskkonnale fokusseeritud, ma arvan, see on, kui keegi tuleks mu juurde ideega, mu ülilahe ja ma oleks täiega, noh, mitte kohe täna võib-olla, aga ma lähitulevikus oleks kindlalt nõus, et mul täna endal ei ole mingit veel geniaalset ideed, aga võib-olla mõni õhtu, kui ma magama jään, jälle tuleb, et jah. Tead, Robin, ma arvan, et sul on lihtsalt see, sa oled praegu arves selle, noh, sa lähed selle hüppelaua peale ja sa hakkad alles hüppama, vaata, kool on läbi, see peatükk läheb nagu kokku, kenasti tõmbab otsad, noh, selle ümara ringi tõmbab ringiks ja siis sa hakkad nagu täiega oma asju avastama ja edasi minema kuskilt maalt, et hästi palju edu sulle. Tänan ja edu teile podcast'iga, nii lahe ja tore on olnud ja mul on siin sellest aknast nii hea vaade ja mõnus päike paistab ja ülimõnus ja ma kuulasin tegelikult ju Timo podcast'i ka ja nii lahe, mul on täpselt samad sõnad teile, et nii lahe, et te teete seda enda ajast, enda ressurssidest ja ma nii loodan, et sa areneb millekski suureks. Aitäh, meie ka. Sõnu sulle. Hästi lahe oli jutustada ja sinuga tutvuda. Mul ka. Ja kuulajatele ka, kui te soovite Robiniga ühendust võtta näiteks tööasjus, siis tehke seda varsti. No, LinkedInis Robin Pass või meil robinpass8@gmail.com, no igat poolt leiab. Ja TikTokis ka? TikTokis ka Robin Pass, jah. Võt. Aga aitäh sulle, et sa tulid ja meie poolt siis kuulajatele ka ilusat kevade jätku ja näeme ja kuulame järgmistes saadetes. Just. Tšau! Tšau!